Kord elas noormees, kes kuskil rahu ei leidnud, vaid ennast sellega vaevas, et kõiki salajasi asju teada saada, mis muule rahvale alles tundmata. Kui ta linnukeelt ja muid salatarkusi küllalt oli õppinud, kuulis ta kogemata, et öövarjul mõndagi peab sündima, millest sureliku inimese silmad midagi näha ei saa. Nüüd himustas ta öövarjul sigivaid saladusi tundma saada ega leidnud kuskil pikemat püsi, kuni salatarkus ta kätte saaks. Küll käis ta tüki aega ilma asjata ühe targa juurest teise juurde, kes talle selleks silma pidid teritama, aga ükski ei võinud siin abi anda. Kogemata õnnel juhtus ta viimaks Soome vanatargaga kokku, kes selle salaasja kohta otsust teadis anda. Kui mees talle oma soovi oli kuulutanud, ütles tark noomides: "Pojuke, ära hakka mitte kõike tühja tarkust taga ajama, mis sulle õnne ei või tuua, küll aga õnnetust. Mõndagi on inimeste silma eest varjule pandud, sest et nende tundmine südame rahu lõpetaks. Kes kõik salaasjad oma silmaga tundma õpib, see ei leia enam rõõmu sellest, mis igapäevasel kombel avalikult ta silma ette tuleb. Mõtle seda enne, kui hiljemini hakkad kahetsema. Siiski, kui sa minu keelust lugu pidamata õnnetust soovid, tahan sulle õpetada, kuidas sa öövarjul sündinud asju võid näha saada. Aga sul peab enam kui mehe julgust olema, muidu ei või sa iial salatarkuse otsust kätte saada." Siis juhatas vana Soome tark talle koha ja nimetas öö, mis õnneks kaugel ei olnud, kus ussikuningas iga 7 aasta pärast oma vallaga kokku tuleb suurt lustipidu pidama. Ussikuningal on kuldvaagnake taeva kitsepiimaga ees. Kui sul iial võimalik on leivapaluke sinna piima sisse kasta ja kastetud suutäis silmapilk suhu pista, enne kui vaenlaste eest põgened, võid sa kõik saladused näha, mis öövarjul inimeste teadmata sünnivad. Õnnejuhtumiks võid arvata, et tänavu parajasti ussikuninga pidu on. Muidu oleksid pidanud 7 aastat ootama, enne kui jälle neid pidusid peetakse. Aga ole julge, südikas ja kiire, muidu läheb asi nurja. Noormees tänas õpetuse eest ja läks oma teed. Kindlas tahtmises targa õpetust täita, ehkki ta peaks sealjuures elu kaotama. Kui siis nimetatud öö kätte jõudis, läks ta õhtul suure soo peale, kuhu ussikuningas oma alamatega pidi pidude ilule kokku tulema. Ehk küll noormees teraselt silmi igale poole ümberringi pikendas, siiski ei näinud ta kuuvalgel midagi muud kui mõnd mättaküngast, mis liikumata paigal seisid. Juba läks tal aeg oodates igavaks. Südaöö võis parajasti käes olla, kui korraga keset sood hele tulevalgus üles tõusis, otse kui oleks taeva täheke künka otsas hiilanud. Sel silmapilgul, mil tulevalgus tõusis, hakkasid kõik mättakünkakesed kihisema ja liikuma ja igast künkast tuli usse sadade kaupa lagedale. Siis roomasid kõik tulevalguse peale kokku, nõnda et aga lage soo järele jäi. Arvatud künkad olid olnud selged elavate usside hunnikud, kes siin oma kuningat ootasid. Kui nüüd kõik ussid tulevalguse peale kokku olid läinud ja seal ühte hunnikusse kerinud,
Siis kerkis nende kogu väikese heinakuhja laiuseks ja kõrguseks. Hele tuletäht aga seisis hunniku otsas. Kihin ja kahin oli ussikuhjas nii suur, et noormees hirmu pärast sammugi ligemale ei usaldanud astuda, vaid tükki aega kaugelt seda imesündi vaatama jäi. Aegamööda võttis ta südame rindu ja läks kikivarvul tasahiljukesi samm-sammult edasi. Mis ta seal nägi, oli koledam kui kole, nii et seda ükski ei jõuaks kirjeldada. Mitu tuhat ussi, küll suuremaid, küll vähemaid, igasugu karva oli siin kobaras suure mao ümber, kel paraja palgi jämedune keha näis olevat ja uhke kuldkroon peas, kust see hiilgus paistis. Sajad ja tuhanded usside pead, mis kobarast nähtavale tulid, sihisesid kõik kui kurjad haned ja tegid kihinat ja kahinat, nii et kõrvad lukku läksid. Noormehel ei olnud tükil ajal südant ussikuhjale ligemale minna, kus igas silmapilk talle surma ähvardas tuua. Aga kui ta kogemata ette tähendatud kuldvaagnakest ussikuninga ees nägi ja kasu meelde tuletas, mis talle sellest võis tõusta, siis ei tohtinud ta pikemalt enam aega viita. Ehk tal küll ihukarvad püsti seisid ja veri südames tarretas, siiski ei andnud himude kihutus mahti, vaid sundis teda edasi minema. Oh, seda kihinat ja kahinat, mis nüüd usside kuhjast tõusis. Kõik nende tuhandete pead, mis nähtaval, ajasid suud laiali ja püüdsid meest nõelata. Aga õnneks ei saanud nad nii ruttusti oma kehasid teiste kerast lahti päästa. Noormees oli tuule kiirusel leivapalukese kuldvaagnasse kastnud ja suhu pistnud. Siis andis ta jalgadele nõu, kui oleks tuli taga kihutanud. Aga tagakihutaja oli seekord kurjem kui tuli. Sellepärast ei olnud mehel mitte aega üle õla tagasi vaadata, ehk küll ta meelest tuhanded vaenlased ta kannul olid ja nende kihin alatasa kõrva kostis. Viimaks jäi mehel hing rindu kinni. Võim lõppes, nii et ta uimaselt ja tuim kui surnu murule maha langes, kus ta kätt ega jalga ei võinud liigutada. Silmad olid tal aegamööda unekatte alla kinni vajunud, aga kohutavad unenäod kasvatasid sündinud häda veel suuremaks. Nõnda nägi ta unes, kui oleks usside kuningas hiilgava kuldkrooniga ta peale langenud ja teda tahtnud alla neelata. Suure kisaga kargas ta vaenlase eest kõrvale ja nägi unest ärgates, kuidas praegu tõusnud päikesetera teda oli äratanud. Silmi laiali sirutades ei näinud ta kuskil pool vaenlasi ja soo, kus ta nendega kimpus oli olnud, võis sealt vähemalt penikoorma maa kaugusel olla. Vist oli taevakitse piim ta jõudu karastanud, et ta nii kaugele oli võinud joosta. Hiljemini leidis ta liikmeid läbi katsudes, et kuskil viga ei olnud. Nüüd oli ta rõõm otsatu, et ta oli elu ja tervisega enese võinud päästa. Pärast lõunat puhkas ta mõne tunni öisest hirmust ja väsimusest. Siis võttis ta nõuks juba sel ööl metsa minna katsuma, mis kasu taevakitse piima maitsemine talle oli toonud ja kas tõesti varjulised asjad ta silmale avalikuks läinud. Metsas nägi ta varsti, mida veel ükski surelik silm ei olnud näha saanud ega vist hiljemini või näha saada.
puude latvade vahel seisid ehakarva kuldlavad, hõbevihad ja hõbedased veeämbrid lavalaudidel valmis. Siiski ei olnud kuskil hingelisi näha, kes siia vihtlema tuleksid. Täiskuu andis valgust, nii et kõik ümberringi mehele silma paistis. Tüki aja pärast kuulis noormees puulehtedes kahinat, kui oleks tuuleõhk tõusmas. Siis tuli igalt poolt alasti neidusid, palju kenamaid ja jumekama näoga, kui neid kuskil meie külades on kasvamas. Kõik need Metshalja ja Muruheide tütred läksid lavale vihtlema. Põõsa tagant salaja luuraja noormees oleks enesele sel ööl 100 silma soovinud, sest 2 ei jõudnud seda kenadust mitte ära näha. Viimaks, kui öö juba hommikule jõudis, kadusid lavad ja vihtlejad neitsid vaataja silmast, kui oleksid nad udupilve ujunud. Mees seisis veel tüki aega, kuni päike tõusis. Siis vast hakkas ta koju minema. Igatsedes kasvas päev aasta pikkuseks, enne kui õhtu ja öö jälle kätte jõudsid, kus mehel lootust oli kuuvalgel vihtlejaid neitsisid uuesti silma saada. Siiski lõppes viimaks igatsemise aeg, aga metsas ei leidnud ta midagi, ei lavasid ega neitsisid. Ta ei väsinud igal ööl sinna minemast, ta käigud jäid asjatuks. Nüüd hakkas suur mure teda vaevama. Ei olnud siin ilmas midagi, mis talle rõõmu oleks võinud teha. Ta ei võtnud enam kuiva ega märga, vaid lõppes igatsemise kätte. Küll on inimesele õnneks, kui ta seesuguseid salaasju näha ei saa.